Kuidas sa ise teadusesse tulid? No mina peaksin enda teaduskarjääri alguseks siis 99. aastat, kui ma alustasin keemilise bioloogilise füüsika instituudis Tallinnas ja alustasingi mürgiste ainete uurimisega. Sellises grupis, mis on siis in vitro ja ökotoksikoloogia grupp. Ja me alustasime siis, ma rääkisin sellest, põlevkivi kemikaalide uurimisega. Ent siis hiljem liikusime metallide poole, nüüd liikusime 2005. aastast siis nanoosakeste juurde ja selle jätkuna ma siis sattusingi siia University of Californiasse. Ja siin oled sa tegelikult siis teadur, aga sul on veel peenem nimi, postdoc. Jah, postdoc ehk järeldoktor. See on, ma ütleks, eesti keelde suhteliselt hiljuti tõlgitud nimi, sest kui siin pikemalt Ameerikas elanud inimesele öelda järeldoktor, siis ta ei tea, mis see on. Ta küsib, kas see on postdoc. Jah, nii et ma olen postdoc ja Eestis kogub see järeldoktori teema ka rohkem ja rohkem populaarsust. Ka neid stipendiumi, mis Eesti poolt siis hakati välja andma, sellest on ka umbes 10 aastat või isegi vähem, kui siis neid hakati välja andma. Ameerikas on postdoc väga levinud enamasti peale doktorikraadi kaitsmist. Teaduses töövõimalusi ei ole ilma järeldoktorit tegemata. Aga kuna siis ka Eestis kogub see järjest rohkem populaarsust ja see on selline hea variant jätkata oma teadustööd natukene teisest vaatenurgast, sest tavaliselt on selline eeldus, et minna veidi siis teisele temaatikale ja see on ka igati mõistlik, kuna siis on võimalik niimoodi laiendada oma silmaringi. No sina täiesti teisele temaatikale läinud, sa lihtsalt tulid ühte maailma juhtivasse laborisse sel alal, mida sa uurid, toksikoloogia. Jah, et see oli selles mõttes väga hea väljakutse, et nagu võrreldes Ameerikat Eestiga, siis mõõtkavad on hoopis teised, kuskil 300-kordsed erinevused, kui rahvastikku vaadata. Et siis siin, no ma ei ütleks, et võimalused on 300 korda paremad, aga jah, teadusvõimalused 300 korda paremad, aga kordades ikka, kas või instrumentide ristkasutuse poolest, teiste laboritega kontaktide poolest. Milliste tulemusteni või millise teadmiseni sa sooviksid oma teadustöös siin jõuda? Ma sooviksin anda kas või oma väikese panuse selleks, et mõista paremini neid siis meid ümbritsevate nanoosakeste võimalikke bioloogilisi ohte, kuidas nad võiksid meid tulevikus mõjutama hakata, kuna siiani see on suuresti selline hall ala veel. Sellest ei ole väga palju teada. Tundmatu maailm. Suhteliselt tundmatu maailm. Sina oma tööga siis püüad natuke sinna valgust heita? Jah, ja ma ütleks, et meie töös on nagu mitmeid uudseid aspekte ka, kuna me üritame jõuda sinna mehhanismideni, sellepärast kui mõnel nanoosakesel, kas või meil siin õhus ringleval näiteks või siis tehislikul avastatakse mingisugune bioloogiline mõju, siis oleks ju vaja teada neid mehhanisme, et me saaksime võib-olla muuta seda nanoosakest nii, et tal ei oleks selliseid soovimatuid omadusi, et me saaksime ta omadusi parandada ja selleks oleks vaja teada, kuidas nad siis tegelikult mõjuvad, kui neil on mingi mõju. Ja siis see meie nanoosakeste uurimiskeskus ongi läinud siis suuresti mehhanismide uurimiseni.